Tere ilusat päikselist pühapäeva sulle, mida praegu teha oma aias ära, et edaspidi lihtsam oleks. Ütle mulle julgelt tere, kui sa mind otse vaatad ja praegu on päike kõrgel juba, kevad on käes ja kevadtööd on aias, tahavad tegemist saada ja kõige olulisem praegu, mis ajakriitiline on kindlasti pealsete lõikamine. Ja, näed seal. Ma vastan korra ära siinkohal ka kellegi küsimuse, kes küsis, et kuidas sina lõikad neid Hiina siitpööriseid. Väga lihtsalt ma lõikan seda sirbiga, sellega saab kõige kiiremini, või tegelikult seda ma valetan praegu, kõige kiiremini saaks tegelikult võib-olla trimmeriga või siis sekilõikuriga näiteks. Ja? Aga mina teen seda sirbiga, siis ei lenda kõik asjad siin laiali ja ma saan jupi haaval selle peenra puhtaks. Üks asi on see lõikamine. Ma loodan, et mul kaugemal saad häält on, kui ma siia lähen. Ma näitan sulle selle ära, et selle saab selle sirbiga väga hästi teha. Täna me tegime kusjuures Unistusaia klubis ühistöötamist. Ja siin pool piinast on selle ajaga puhtalt tehtud. Meil oli kuskil 45 minutit tegime koos. Üks siis mina tegin enda aias, teised tegid enda aias. Ja nüüd juhtis laagalt võtan siis selle siitpöörini siin maha. Ja miks praegu peab seda lõikust tegema, sellepärast et tulbid, nartsissid, kõik need sibuliled hakkavad tulema. Siin sellel peenral on mul ainult tulbid ja nartsissid ja need samused viljad, mis tulevad nagunii hiljem. Aga tulpide ja nartsisside pärast ma pean selle peenra praegu kiirelt ära puhtaks saama. Ja teine asi on veel, mis siis tuleb ära teha, on see multsimine. Miks see multsimine oluline on sellepärast, et kuna see on savine koht, siis see mults parandab selle mulla struktuuri, aga ka sellepärast, et umbrohtu vähem tuleks siis sellel uuel aastal. Ja mitte püsiumbrohtu, vaid siis üheaastast umbrohtu. Ja? Millised aiatööd sul praegu käimas on? Siis mis praegu veel on? Kui sul see multsimine ja pealsete lõikus on tehtud, tegelikult enne seda, kui sa multsi peale paned, sa näed ju neid püsikuid, ehk siis sa saaksid ära teha jagamised. Hästi hea on, kui sa saad igal aastal näiteks oma õiekat sügisaastert, madalat sügisaastert jagada ja kõvasti rappida, et värskeid taimi saada. Ma toon oma labida korraks siit ja siis ma näitan sulle. Praegu teha, maa on sula ja sügisaastega ei istu midagi. Mul on siin servas on mul ja tegelikult kilbed ka, sest kilbed saab ka saada. Nüüd võtsin üks jupi siit kätte ja näitan sulle. Nii, tulen tagasi. Sain sügisastert, mul on tegelikult see madal sügisaster ja võtsin praegu sellise tüki, kaevasin välja ja väga lihtne, selle rapin siis tükkideks. Siis teen väikest tükkideks. Tegin pooleks, sellest ei piisa. Ma teen veel väiksemaks, ehk siis kui ma sellise jupi tagasi panen, siis mul tuleb sügiseks väga uhke ja elujõuline uus astrataim. Ehk siis need juured ma pean, sellise juurejupi panen tagasi, istutan nagu ühe taimena, siis mul tuleb väga ilus uus taim. Ja mis veel praegu on oluline, praegu sa saadki vaadata üle, mis tööriistad sul olemas on, kuidas nad töötavad, kas on vaja mingit taimi jagada, teisi kohta istutada, ümber disaini teha. Praegu mul on ka siin peenras mõned kohad, kus ma pean ümber disaini tegema, mingeid taimi juurde istutama, et oleks sel aastal siis õitsemist, sest et eelmisel sügisel ma võtsin ühe koha pealt näiteks Päsmas astra välja, sest et ta läks liiga kiiresti mulle edasi, ma ei tahtnud teda sinna. Ja siis hakatagi tegutsema, sest et seda me oleme ju oodanud. Ja muideks, kui tööriistadest rääkida, siis ja muideks ka sellisest toetusest, siis eile oli ju naistepäev, eile tuli meil Unistusaia klubi Light välja, ehk siis kui sa tahad videote abil ise õppimist teha, tahad mingeid ideid saada, kuidas midagi toimetada, kuidas, millal mida teha,
mingeid plaane kokku panna, siis Laidis on seal väga palju erinevaid videosid, millest sa saad siis osa. Ja teine asi, mis on samuti meil väljas aktiivne, on spetsiaalne kevadhoolduse aia komplekt, mille me ka sulle ekstra kokku panime, milles on kindlasti sees Jaapani sirp, millega saad püsikute peenraid, püsikute pealseid lõigata. Siis on seal sees ka aiakäärid, punased aiakäärid, mida mul siin praegu ei ole, aga minu nii-öelda üks oluline lemmiktööriist kevadistel aiahooldustel, pika varrega kobesti, ilma milleta ma ei saa peenrahooldust teha. Praegu on selleks kobestiks veel vara, aga see aeg tuleb kiiremini, kui me arvata oskame. Ehk siis sellega me kobestame neid peenraid, neid kohti, kus muld väljas on, kus on vaja kobestust teha. Ja serva labidas, millega siis serva lõigata, seda ma kasutan ka siis siin kevadel. Peangi võtma selle servalõikuse ka ette, et hein sisse ei kasvaks. Võt, spetsiaalne komplekt on ka meil e-poes täitsa olemas ja lingi panen ka siia video alla. Ehk siis vaata üle, mida sa saad praegu teha, mida sa peaksid praegu tegema, et edaspidi lihtsam oleks. Ja muidugi väga oluline praegu on ka see, et kui sa nüüd püsiku pealsed maha lõikad ja sa näed, et püsiku sisse on külvanud ennast mingi umbrohi, mis seal olema ei peaks, näiteks võilill, või on juurega kuidagi sattunud orasein, kuskilt on tulnud ohakas, naet loomulikult, kuskilt juurejupid jäänud, kõrrelised erinevad külvavad ka ennast sisse ja kui sa kõrrelise seest leiad, nüüd praegu seal Hiina siitpöörise sees võib-olla ei olegi nii hullu, aga kui ta sinna läheb või kastik heina sees, päris tihti külvavad sinna ka kõrrelised, mida me sinna ei taha, siis võta need välja. Mina täna võtsin täiesti Jaapani sirbi otsaga, aga loomulikult parem on, kui sa võtad selle, ma ei tea, võiljahargiga või mingi hargi otsaga ja kui on vaja püsik välja kaevata, et sealt keskelt see suur võilill kätte saada, siis praegu on see aeg. Sellepärast, et kui lehed peale tulevad, kui taim suureks kasvab, siis see aeg on möödas ja paljudele lilledele, püsikutele see ei sobi. Ehk siis tee see õigel ajal ära. Suured võililled, mis on külvanud ennast sinna kuhugi sisse, teise lille sisse, võta välja koos puhmaga, tee puhmas pooleks ja tee see õigesti ära, et sa teist taime siis ei häiriks. Vot nii. Ma soovin sulle ilusat kevade algust ja naudi päikest, naudi kevadist ilma ja me kohtume jälle.